Mööblidisaini osakonnas on restaureerimis-konserveerimissuund ja on disainisuund. Disaini osakonna põnevad koostööprojektid, kui me võtame siit kohe teisel korrusel, kus on tekstiiliosakond, siis tegelikult juba aastaid ja sisse töötanud projekt on Stockholmi mööblimess. Lähemast ajast võtta on kohe Tartu ronimisministeerium, kus siis tegelikult terve kursus sai osaleda siis ministeeriumi köögiprojektis. Et on mõõdistuspraktika, mis on igal suvel ja see on koostöö siis muinsuskaitsega. Ja muuseumite projekti ka. Nagu me teame, siis Narva-Jõesuus oli siin õigeusu kiriku põleng ja sealt päästeti siis hulgaliselt väga väärtuslikke esemeid. Ja suvine projekt on praegu tudengitele välja pakutud see, et me saame minna siis muinsuskaitseametile appi ja siis anda oma panus meie kultuuripärandi siis nagu hoidmisele ja säilitamisele. Koostöös Põllumajandusmuuseumiga, kus neil oli üks vedruvanker, mis oli väga halvas olukorras. Ja see vanker sai tehtud korda sellisel kombel, et kui oli lõputöö kaitsmine, siis komisjon istus vedruvankrisse, hobune oli ees ja siis tehti muuseumi territooriumil tiir. Karoliine Pürkland, tema võttis kätte, uuris palju, kirjutas siin oma lõputöö plastikud. Ja plastikute säilitamine on olemas selline kuulus ja tähtis rahvusvaheline tunnustus nagu Red Dot. Ja seda Red Dotti, kui ma nüüd ei eksi, on Eestisse tulnud 7 korral ja meie õppeasutusest on siis Karl Annus see, kes on saanud selle Red Doti ja teine Red Dot on siis tulnud meie tekstiiliosakonda. Disainisuund ongi tootedisainerid, kes näevad probleemi mingites asjades, et saaksid ise paremaks teha. Kindlasti nendel on väljund. Need, kes on ettevaatlikumad, saavad kindlasti teha oma firma, ei ole üldse küsimust. On see siis RES-suunal või disainisuunal. Ja suuremad muuseumid ja ka väiksemad on paljuski mööbliosakonna tudengid, siis siuke noor põlvkond peale kasvavad siin. Et kui sa tuled siia õppima kas siis disaini või restaureerimist, siis sul võiksid olla olemas teatud iseloomu omandused. Kui sa oled disainer, siis sul peab olema tahe mingit probleemi lahendada, olla siukene lennukas, loov, oskus eksida, võib-olla saada ka siis kriitikat rohkem. Restauraatoril vastupidi võiks olla võib-olla tasakaalukam, ehk sa ei tohi eksida, pead teadma, mis sa teed. Seda loomulikult õpitakse siin. Oskused saadakse siin samas osakonnas õppides selle 4 aastaga, baasoskused. Mida peab kindlasti olema? Peab olema tahet. Peab olema tahet teha käeliselt midagi valmis. Ja peab olema tahet olla tegelikult ka nagu kannatlik. Püsivust peab olema.